Kallid kodueestlased, see on paljudele üllatus, et ma põgenesin 70ndate lõpus Eestist välismaale Hollandisse ja sealt siis Ameerikasse. Kõik see alguse sellest, et mul meeldis sukkpükstega käia koolis ja mulle meeldis ballett ja lapsed võivad olla väga julmad ja mina olen ka siis mind kiusati, kuna ma käisin liibuvate pükstega koolis ja meeldis klassikaline muusika ja ballett. Ükskord, kui koolipeldikus tuli suur Juhan mulle kallale, juhuslikult tõstsin jalga ja sain aru, et mu jalg ulatub tema pea nupuni. Ja sealt sai alguse esimene idee, et ma võin olla ka karamees, karakoll. Ja sealt juba Ameerikast ülejäänud ajalugu ja nagu te teate, siis koolikaaslased tervitusi palju, minu nimi on siis Jaan Tamm. Muutsin selle hollandi päraseks, et olla natuke eksootiline, kallid kodueestlased. Rahaprobleemi mul ei ole, aga annan siis nõu vaestele kodu-Eestimaa eestlastele, keda oma õed ja vennad seal valitsuses kotivad maksudega ja nii edasi. Businessis on kõige tähtsam kogemus, seda ma õppisin Ameerikas. Kui saab kokku rahaga inimene ja kogenud inimene, siis kogenud inimene läheb ära rahaga ja see, kes raha kaotas, sellest saab kogenud inimene. Vaat selline Murphy seadus. Ja teine finants, hea nõuanne Eesti vaestele õdede vendade rottidele on siis selline, et ükskord see sai alguse sellest mu miljonit, et leidsin oma talvejope taskus $100 ja mingi hääl sees ütles, ära kuluta ära seda raha ja et pane see raha suve dressipükste taskusse, et investeeri tulevikku ja nii sai alguse minu esimesed suurte summade ringid ja veel mõned tähelepanelikud minu märuli mehe eluloost on, et näiteks kui kollektiivist ütleme, ma olen märganud, keegi läheb puhkusele, siis kui see inimene on selline nagu ta on, siis tuleb välja, et hoopis töökollektiiv, kogu kollektiiv nagu võtaks puhkuse või puhkab siis sellel ajal, kui see üks inimene puhkab seal kuskil eemal. Naljakas värk. Eks ma ikka tänu oma isale olen saanud selle ärivaistu, kallid kodueestlased. Et ükskord väiksest peast ma unistasin, et tahtsin teha nagu sõjapunkrit endale, kui ameeriklased ründavad pahad meie kodumaad, siis oli veel Vene aeg Eestis. Aga ei saanud, ei olnud, elasime Mustamäel. Ja siis isa ja emma said kuidagi töö kaudu said sellise suvila krundi ja hakkasid suvilat ehitama ja isa mul nii hea ütles, et pojake ehita sinna krundi nurka endale see kaevas ja endale see punker valmis. 3x3 meetrit kaevasin, kogu, ma ei tea, 6 aega kaevasin. Ja aga ma ei saanud lõpuni ehitada, siis isa ehitas välipeldiku peale, vaat niimoodi kasutas mind ära juba, isa oli sinna ärivaistuga mees. Kui oled tuntud ja rikas mees ja kõva laksimees, siis kallid kodueestlased, elukogemus on näidanud seda, minu elukogemus, et kui sa astud rehale, siis kui sa oled juba elus näinud kõike, siis sul on juba kiiver pea, kui jälle laks käib, kiiver peas, täpsemalt. Nii, ja kui sa oled sattunud ja vaatad ja imestad, oi, ümber on ja ainult lollid, kõik uudupead, idioodid, siis järelikult oled jõudnud su omade keskele. Loomulikult olen ma läbi käinud väga palju kaunitare ja filminäitlejad ja tuntud Hollywoodi selliseid, tippkaunitare, nendega olnud afääre, siis väga tihti ma olen märganud naistel nüüd imelikku fenomeni, et küsivad, et kus sa ikka ilma minuta lähed. Ma olen vastanud alati rõõmuga, et ükskõik kuhu ja väga hea meelega. Minu karjäär on näidanud, et mind sellise lolli jutuga ei aja, et lõpeta ülikool, et kõrgharidus avab su ees palju teid. Ma olen näinud ja väga palju teid on avanud mul siin koolikaaslastel. Nüüd nad pühivad neid teid harjadega, jah. Lõpetuseks kirjutage üles veel viimane pirn minu poolt elutarkus, kui tahad rikkust ja kuulust ja jõuda välismaalt sama kaugele kui kallid kodueestlased, kui mina olen jõudnud. Kui ma tean, et homme on puhkepäev,
siis ma tean, et ma ei pea midagi tegema, siis ma olen väga õnnelik, siis ma tõusen hommikul võimalikult vara, et see päev, kus ma mitte midagi ei tee, oleks võimalikult pikk. Punkt. Aitäh teile, kallistan teid kõiki ja ärge raha küsimustes minu poole pöörduge, mul läheb endal piisavalt hästi.